Tere! Suvised kosmoseuudised. Esero Eestile on valminud uus rändnäitus, kui ulme astub päris ellu. Näitusel tutvustatakse erinevaid ideid, mis on olnud inspiratsiooniks teadusele ja tehnoloogia arengule ja pärinevad kosmosefilmidest ja ka raamatutest. Selle näituse kohta saate rohkem infot Esero Eesti veebileheküljelt. Kuigi Esero Eesti üleskutsed koolidele on selleks hooajaks läbi, siis alati tasub nende kohta juurde uurida meie veebilehelt ja valmistuda juba järgmiseks hooajaks. Praegu on käimas aga Paksi joonistuskonkurss Plato Leia uus maa. See joonistuskonkurss on mõeldud kuni 12-aastastele lastele ja joonistuskonkursi teemaks on Plato missioon, mis peaks startima 2027. aastal ja hakkama otsima uut maasarnast planeeti päikesesarnaste tähtede ümber. Selle konkursi osavõtmise jaoks on aega kuni 1. juulini ja tööde esitamiseks on kindlasti vaja vanemate abi. Kosmilistest sündmustest. Alates 3. juulist kuni 14. augustini on võimalik tulla ja külastada Tartu observatooriumit reedeti kella 10 ja kella 1 ajal, kui toimuvad giidiga ekskursioonid. Saab külastada stellaariumit, suure teleskoobitorni ja kuupunkrit ning ka meie peahoonet. 20. 23. augustini toimub astronoomia suur sündmus Astronoomia Festival 2026, mis toimub sel aastal Puka külastuskeskuses Vidrikese külas Otepää vallas. Seal toimuvad põnevad astronoomia teemalised ettekanded, muusikalised etteasted, on vaatlusõhtud ja kindlasti ka viktoriin. Taevas saab suvisel ajal aga näha väga palju põnevat. Kui suve alguses juunikuus näeb õhtusel taeval veel Jupiteri ja Veenust ja natukene oli võimalik näha ka Merkuuri, siis mida aeg edasi läheb, seda madalamale kaob Jupiter, Veenust veel õhtutaevas natuke aega näeb, aga hommiku taevasse ilmub juba Saturn ja juuli lõpupoole ka Marss on vaadeldav. Suve lõpus on näha ka traditsiooniline meteoorisadu, perseidid. Juuli lõpust kuni augusti keskpaigani on need aktiivsed ja selle meteoorisaju maksimumi ajal võib näha tunnis isegi üle 10 meteoori. Eriti põnev on aga see, et 12. augustil leiab aset päikesevarjutus, mis on täielikuna vaadeldav erinevates piirkondades Hispaanias, Islandil ja Gröönimaal. Eestis on see vaadeldav osalise varjutusena, aga täieliku varjutuse piirkondades on ainulaadne võimalus näha täielikult pimeda taeval ka päevasel ajal meteoore. Seda siis perseididega seoses. Lisaks päikesevarjutusele toimub suvel 28. augustil ka kuuvarjutus. See küll aga ei ole täielik varjutus, vaid ainult osaline ja see toimub kuu loojangu paiku. Täielikku kuuvarjutust peab aga ootama kahjuks 2028. aastani. Aga nüüd kosmoseuudistest. Tartu observatooriumis on valminud esimene süvakosmosesse minev kaamera. Selleks on siis Opiku nimeline kaamera, mis integreeritakse koos teiste seadmetega Euroopa Kosmoseagentuuri missiooni Comet Interceptor ehk kosmosepüüdur külge. Komeedipüüdur läheb uurima päikesesüsteemi esimest korda sisenevaid komeete või ka muid komeete, mis on pikemat aega olnud päikesesüsteemi äärealadel. Ja selle missiooniga loodetakse uurida täpsemalt komeetide kohta, nii nende ehitust, koostist kui ka muud. Ja komeetidega jätkates. Astronoomid on kasutanud Allen Telescope Array'd selle jaoks, et uurida 7 tunni jooksul erinevatel sagedustel, kas komeedilt 3i Atlas pärineb raadiosignaale. Seda selle mõttega, et teha kindlaks, ega seal ei ole mingeid maavälise päritoluga raadiosignaale.
Nagu astronoomid arvatagi võisid, siis neid seal ei ole, ehk siis ükski tulnukas Wi-Fit tööle pole jätnud. Küll aga muudes uudistes ka näiteks James Webbi teleskoopi on kasutatud, et uurida selle sama komeedi koostist, mis näitab, et selle tekkimispiirkond kosmoses on siis olnud mõnevõrra erinev meie päikesesüsteemi tekkimise ajal olnud keskkonnast. Sellega on suvistest astronoomia uudistest kõik.